tere, armas teekaaslane! Tuli juhatus teha kaardilugemine teemal, mis ootab sind ees järgneva paari kuu jooksul. Ja seda siis mitte ühes konkreetses teemas, vaid tuleks läbi täpselt need sõnumid, mida just sinul on vaja kuulata ja teadvustada. Ja tea seda, et sinu tõeline olemus on õnn ja kõik, mis su elus toimub, on selleks, et sa tõuseksid oma kõrgemasse õnnega kooskõlas olevasse sagedusse, iseendaga suuremasse kooskõlla, nii et see kehtib kõikidele gruppidele. Aga kuidas seda teemat teha ja missugused detailid, elemendid, maised, sümbolid, inimlikud kogemused sind selles toetavad ja aitavad, seda saamegi siis vaadata ja vaatame kindlasti ka lahenduse energiat, kui on näha mingisugust sellist mõistatuse kohta või väljakutse teemat. Ja saad valida 3 kaardigrupi vahel, 1, 2 või 3, kas roheline suleke, roosa või helesinine. Minu nimi on Stella Shakti, minu tegemiste kohta leiate rohkem koduleheküljelt stellashakti.com. Aga läheksime kohe esimese lugemise juurde. Tere, armas esimene grupp, sina, kes sa valisid selle armsa helerohelise sulekese. Sulle tuleb kohe selline sõnum, et endaga ei ole vaja pahandada, kui midagi on varem läinud selliselt, mis ei ole olnud kõige rohkem meeltmööda, siis sinu ülesanne ei ole mitte ennast lõhki analüüsida, vaid pöörata pilk rohkem tulevikku, et suure tõenäosusega sinu enda kõrgem mina, sinu kaitseinglid seda kaardi lugemist sulle saatsid, kuulata, vaadata, et sa oled täitsa õigel ajal õiges kohas, sest see kaardi lugemine siin aitabki suunata pilgu just nimelt selles suunas, kuhu me oleme teel, et ei jääks lõputult selja taha vaatama. Ja mul on tunne, et sind võib tabada sellel perioodil selline väga imeline inspiratsioon, juhatus, et tõesti tunned, et tegelikult on su elus olnud nii palju, mis sind toetab, et see, mis su selja taga on olnud, on võib-olla tundunud ankruna, aga nüüd sa näed seda, kuidas sa tegelikult tänu nendele tarkustele oskad loobuda millestki kiiremini kui see, millest sa varasemalt oled harjunud võib-olla kinni hoidma, üritades, tahtes kedagi ümber teha või mingisugust sellist õpetust jagada teistele, et kuidas nad siis saaksid paremasse kohta tulla, siis sa oled ilmselt aru saanud, et kui keegi ei taha muutuda, kui keegi ei taha oma käitumist või käitumisharjumusi teha ümber, siis see, kui me nagu neid survestame või oleme klammerdunud nende olukordade külge, et see ei aita. Et see, mida sa oled õppinud või praegusel hetkel, mis su ellu on tulemas, on arusaamine, et sul on vaja käituda alati enda sisemise juhatuse järgi, mitte selle järgi, mida sa oled arvanud, et see on viisakas või head inimesed teevad nii, et selline uus lähenemisnurk tuleb. Ja võimalik, et sa oled ka inimene, kes on õppinud või õppimas valgusmaailmaga suhtlemist ja praegu sa saad enda mineviku pagasist järele vaadata, on olnud su elus ju küll neid kohti, kus sa oled nii-öelda nagu lahti lasknud olukordadest ja siis on asjad läinud hoopis uuel moel toimima. Et mul ongi tunne, et praegu see, mida sa teed või oled tegemas või mis on su ellu tulemas, on selline suur puhtus, sest sa ise valid oma aega ja energiat enam mitte nii palju kulutada sellele, mis on sind nagu kurnanud, vaid pidevalt jälgid enesetunnet, kuidas sa ennast tunned, kas sul on midagi tehes või valides hea tunne ja vaatad ka enda seest, aga mis on sinu tõde, aga mis sinu parim enesetunne sulle soovitab. Ehk siis selline sügav vaimne ärkamine on sinuga toimumas ja läbi meditatsioonide, läbi sisemiste reflektsioonide ehk mõtiskluste sa saad järjest rohkem selgust enda sees selle kohta, kes sa oled, kuhu sa oled teel ja lisaks võimalik, et hakkad alla laadima ka uut infot selle kohta,
mis on su kõrgem eluülesanne, mida sa tegelikult nüüd peaksid oma elus tähele panema ja saad aru, et see, kui sa jääd ise rahulikuks, siis su seest kerkivad otsused ja valikud pingutuse vabalt. Et selline survestamise läbi liikumine saab asendatud sisemise vabaduse, vabanemise, kergenduse ja kergusega. Et praegu siis on olnud võib-olla selline suurem puhastuse periood ja võib-olla on ka olnud siin enesekindluse teemad, et ma ei tea, kas ma saan hakkama. Aga universum ütleb, et see, et sa praegu oled nagu pidevalt edasi lükanud, on sulle pannud nagu sellised nagu mõnes mõttes mõistuse raamid. Et vahel on vaja lihtsalt julgeda välja astuda sellest turvastsoonist, on vaja julgeda teha see esimene samm uues suunas või uutmoodi, et uutmoodi reaalsus hakkaks ennast lahti rulluma, mitte et sa ootad, et millal see kõik toimuma hakkab, vaid sa ise valid teha uutmoodi valiku, uutmoodi otsuse, millega sul on veel parem tunne, kui sa varasemate otsustega oled ennast tundnud ja sa hakkad looma, et tuleb selline uus energia su tegemistesse. Et sind ootab ees hästi viljakas periood, väga suurte õitsengusse tulemise kogemuste periood, kus sa õpid nägema, et see, et sa oled ennast varasemalt alla surunud, on pannud sind ennastpuuri, see ei ole asju aidanud lahendada, vaid et sellega sa oled tegelikult olnud sellises enesepiiramises. Aga sa tuled sellest välja, et sul on väga tugev valgusmaailma toetus, kui sa küsid oma südamelt nõu, sa suhtled enda kõrgema tarkusega, siis tõesti sulle need uued visioonid, uued nägemused antakse ja siis seda täiesti pingutuse vabalt, mitte nii, et sa pead tohutult pingutama, et ma pean nüüd selle välja mõtlema, vaid see, et sa lihtsalt võtad aja maha, lõõgastud ja tuleb selline mõnus vibratsioon, sagedus ja sinu seest kerkib hästi loomultasa see taotlus või otsus, millega sul tegelikult on kõige parem tunne kaasa liikuda. Võimalik, et sind võib aidata ka see, et sa loed afirmatsioone või taotlusi või kuulad näiteks juhendatud meditatsioonidena või kanaldad ise enda jaoks või loed kellegi teise kanaldusi, kes sind inspireerivad, ehk siis selline kõrgemasse sagedusse liikumine läbi selgete otsuste. Ja sa tunned ära, missugune otsus on sinu südamega kooskõlas, sul tekib sellest selline hea ja väestatud tunne, meeldiv voog edasi liikumiseks. Ja soovitus on ka hästi jälgida, kuidas sa toitud, et su söök, mida sa sööd, oleks sind tõesti väestav. Võimalik, et näiteks kui sa sööd väga palju küpsetatud toitu, et lisad ka näiteks salateid värsket sinna juurde, et sellist kõrgema sageduslikku energiat oleks su kehas ja seedimine oleks kergem. Et sind on ees ootamas väga paljud imelised pühitsused, initsiatsioonid ja need tulevad su ellu täiesti loomultasa ehk siis loomulikul moel ja väga palju võib sul olla ka allalaadimisi, selliseid ahaa-momente, taipamisi, äratundmisi, selginemisi, just tänu sellele, et sa tuled endaga rohkem kooskõlla, võtad selle võimalik, et mõnes mõttes ka kaassõltuvuse mustrist ennast välja ja sa hakkad neid kohti läbi nägema, kus sa lihtsalt varasemalt suurest soovist teisi aidata, tegelikult väga palju oled varasemalt enda aega ja energiat kulutanud. Aga see ei ole olnud asjata protsess, vaid see tegelikult aitab sul tulla suuremasse küpsusesse, tarkusesse ja et sa oled omandanud väga palju vajalikke teadmisi selleks, et edasi oma elus navigeerida ennast ja saada juhatust just nimelt algallikalt. Et võib-olla need keerukamad olukorrad on sind pannud tahtma rohkem õppida enda vaimse olemuse kohta aru saama ja mõistma enda hinge tõelist teed ja tõelist suunda. Et üks asi on maise tasandi suund,
Aga veelgi sügavam tasand, mida ma soovitan kõikidel vaadata, on see, aga miks su hing siia on tulnud, mis on su pealisülesanne, kõige olulisemad ülesanded, mida sa oled tulnud siia planeedile tooma. Ja soovitus on, et ole kannatlik, ole südamlik nii iseendaga kui ka teistega, et andestamine ei tee sulle kuidagi liiga, et kui sa andeks annad või lased nendest vanadest lugudest lahti, siis see kogemus ei muuda sind nõrgemaks, see ei muuda sind kättesaadavamaks teistele, sest sul on see teadmine, kuidas sa tulevikus enam kokkuleppeid ei tee või mingisuguseid protsesse ei tee. Aga andestamine aitab sind välja nendest vanadest mustritest, kus sa võib-olla oled olnud sellistes energeetilistes kordustsüklites. Ja kõik see toob su ellu väga palju õnne ja rõõmu, sest et vabanemine, kui me vabastame ennast raskusest, ei vabane me ainult ise, vaid tegelikult kogu meie maailmapilt muutub ja me hakkame ligi tõmbama täiesti uutmoodi kogemusi. Ja teiseks võib ka väga hästi mõjuda selline emotsionaalsete pidurite vabastamine meie elus ka raha teemadele. Et on oodata väga suurt külluslikku sissetulekut, väga ilusat õitsengut sinu tööasjades, selles, mida sa teed südame ja armastusega, tulevad sulle ka koheselt viljad ja suure tõenäosusega sa oled õppinud ka seda, et ei ole vaja kõike nagu kohe uuesti investeerida, vaid et sa jätad endale ka sellist nagu mõnusat puhvrit või siis investeerid nendesse kogemustesse, et sul oleks tulevikus veel mõnusam voog. Et selline oskus tasakaalustada erinevaid aspekte enda elust, tööelu, armuelu, hobid, kõik see, et see peaks sul tulema väga hästi nendel kuudel välja. Ja soovitus on siis see, et kui sa tajud, et mingi teemaga ei ole mõnusat voogu, siis küsi endalt, aga millega mul praegu oleks mõnus voog, mis mind praegu kutsub, mis mind praegu kõnetab. Ja siis on ka hea härjal sarvist haarata ja julgelt selle kogemusega tegelema hakata. Võtan sulle ka ühe kirja siit valgusmaailma abilistelt sulle. Hoolimine. Tere, kullake! Millal sa viimati ütlesid oma kallimale, et sa armastad teda? Kuulasid ta lõpuni ära ja hoolitsesid selle eest, et ta tunneks end sinu poolt armastatuna. Mitte kaudselt, aga otse. Et see kaardikene siin suunab tuletama meelde, mis on meie elus prioriteet ja ma tunnen, et kõige esimene inimene, kellele meil on vaja öelda, et ma armastan sind ja seda öelda kogu südamest, on öelda seda peegelpildile, öelda iseendale. Ja tõesti, et on oluline aru saada sellest, et mitte ei ole vaja kinni hoida armastust kellegi suhtes, aga panna ka ennast esikohale, et mitte ennast ära unustada, vaid et sinu vajadused, sinu soovid ja sinu tunnustus, kiitus, seda vajab ka sinu sisemine laps, sinu sisemine olemus. Et see, mida ma tajun, mis siin järgneval paaril kuul sinuga toimub, ongi selline lõdvenemine, sisemine pingete lõdvestus, mis toob sulle väga suured mõistmised ja taipamised, miks vanasti asjad olid nii, nagu need olid ja kuidas sa saad tulevikus nii asjad seada, et sul oleks palju mõnusam see edasiliikumine. Ja võti siin juures siis ongi kaastundlikkus, et mitte pahandada endaga, vaid kiita ja tunnustada ennast sellest, et kui tore, et ma nüüd aru sain. Vaata, kui hästi, et ma praegu endal aega võtsin. Et selline taipamiste voog, mis sulle tuleb, aitab sul ka näha selgemalt iseenda väärtuslikkust. Mõistes selgemalt enda hinge missiooni, enda hinge kõrgemat ülesannet, on meil ka tihtipeale, kui inimesed nende taipamisteni tulevad, selgem arusaamine, et vau, et tõesti see, kes ma olen hingena siin inimese kehastuses, et see on väga vajalik, et ma olen siin väga teretulnud, et
mul on siin koht siin maailmas, et ma ei ole siia tulnud niisama kogemata või lihtsalt nagu juhuslikult, vaid et see, mis minu elus parasjagu toimub, on jumalikult seatud, et ma saaksin õppida esiteks, mida tähendab armastuse juhatusel elamine, mida tähendab loomine armastusest lähtuvalt ja mitte hirmust. Ja selline endaga, enda hingega kooskõlastumine toob väga ilusa edasiliikumise, väga rõõmsa aja ja väga, väga küllusliku perioodi sinu ellu. Suur aitäh sulle kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast. Loodan, et saite siit kaardi lugemisest endale üht-teist kasulikku peegeldust ja soovin teile imelist maagilist voogu. Võite siia alla ka jätta ühe südamekese, kes seda esimest lugemist kuulas. Ja läheme edasi teise lugemise juurde. Tere, armas! Sina, kes sa valisid selle armsa roosa sulekese. Ma tunnen, et sind on ees ootamas midagi väga üllatuslikku ja see üllatus tuleb sinu enda seest. Ja seeläbi, et sa ise ennast üllatad, hakkad sa nägema, kuidas ka maailm hakkab sind väga meeldivalt üllatama. Ehk see järgnev kuu on või paar kuud on siis meeldivate üllatuste voolamine sinu ellu. Ja eelkõige siis kõikides nendes teemades, kus sa oled varasemalt kartnud konfliktsust või tajunud konflikti ohtu või mingis mõttes sellist põrkumise kohta. Et see, mis sind võib ennast üllatada, on ilmselt see, et sa saad aru, et aga ma ei peagi absoluutselt sinna hirmumina lugudesse kaasa minema. Et see, kui ma nende lugudega kaasa ei lähe ja jään hästi enda energiasse, see kannab mind justkui ongi nagu valgusmaailma tiivul või mõelda inglitiivul või siis täna meil siin on Pegasuse tiivul kannab see energia mind järjest kõrgematesse sagedustesse, võimalik, et sa saad aru ka enda ühendusest kõrgemate dimensioonidega, enda ingelliku olemusega, enda valguse olemusega, enda jumaliku algessentsiga. Ehk siis selline kannatlik mittehaakumise oskus toob sulle selged nägemused, mida ja kuidas sa soovid oma elus nüüdsest edasi liikuda. Valgusmaailma poolt tuleb sulle kuhjaga taipamisi, sulle saadetakse inspiratsioon, kuidas kõigega niimoodi hakkama saada, et sa jääd terveks, jääd nii füüsilise tervise, vaimse tervise kui ka emotsionaalse tervise juurde, sest tegelikult kõik need terviseliigid on meie jaoks olulised. Et iga kord, kui me läheme mingisugusesse protsessi, mis meile ei meeldi, see tegelikult hakkab meie emotsionaalset valguskeha kas siis lõhkuma või tasakaalust välja viima, kui me sellesama hirmu energiaga kaasa liigume. Aga praegu sind õpetatakse, kuidas olla kõrgemal kõikidest duaalsustest ja sind aitab väga palju praegu looduses viibimine või loodusega kontakt, see võib olla ka näiteks mediteerimine ja tunnetamine. Tunnetad looduses tihjaid, tuli, õhk, maa, vesi, päikene, võtad ühendust tähtede energiaga, võtad rohkem ühendust maa energiaga. Ja võimalik, et ka looduse jälgimine võib sulle väga palju selliseid ülimalt sügavaid taipamisi tuua, et kas või talvel vaatame välja, võib-olla ei toimu nii palju looduses kui varem, aga ikkagi iga ilmastik kõneleb meiega midagi, õpetab meile midagi, paneb midagi tähele panema. Selline tähelepanelikkus selle suhtes, mis märgid sulle tulevad, aitab sind imeliselt edasi. Et need järgnevad paar kuud on, isegi kui sa oled rohkem inimestega koos, õpid sa minema rohkem enda sisse. Võimalik, et inimestega suheldes sa ei kaota ennast sinna vestlusesse, sest valgusmaailm aitab sul hoida ka keskendumist sinu enda kehal,
sinu hingamisel, sinu enesetundel ja teadvelolekul, kuidas mingitesse olukordadesse suhestuda. Ja eriti, kuidas suhestuda enda õnneolemusse. Et väga huvitav, et mul on tunne, et siin on selline väga ilus pühitsuste aeg sind ees ootamas, kus sa saad aru, et õnn on alati sinu poolel. Sest sina oled südamega ühenduses, sa oled enda keskmes, sa oled kohal ja kõik siin maailmas joondub maagilisel moel sinu järgi ja sinuga kõlab kokku. Et kui siin on olnud teemaks ja võib-olla selliseks valukohaks võib-olla sinu minevikus see, et sa oled tundnud, et sa oled rohkem andnud, kui sa oled vastu saanud. Ja võib-olla oled sa tajunud, et mingite inimestega on selline tasakaalutus, et näiteks inimesed ei ole enda lubadusi täitnud või mingis tasandis on olnud selline tõkestatus sulle andmise poolt, siis sa hakkad nägema 2 varianti. Esiteks hakkad nägema, et kuidas ka see, et praegusel hetkel need inimesed või see inimene ei pakkunud sulle seda, mida ta oli lubanud või mis oli nagu kokkulepe, ei murra sind, vaid vastupidi, see väestab sind hoopis teistsugusel moel ja et sa võidad igast olukorrast ja lisaks, kui sa selle võidu energiaga, enda õnneratta energiaga kokku sulandud ennem, kui suurepärased asjad toimuvad, ehk sa tunned, et ma võingi olla õnnelik ilma ühegi põhjuseta, ma võin olla maast laeni tänulik, rõõmus, särav, ilma selleta, et mul peaks midagi tohutut elus sündima, siis selline transformatsioon, mis siin praegusel hetkel on toimumas, millega sa võib-olla üllatad iseennast, et mul ei olnudki mingit erilist põhjust vaja ülirahul olla eluga, vaid lihtsalt otsustasin, et olen õnnelik ja ükskõik, mis toimub, ma ei vaheta seda õnnetunnet millegi nagu madalama vastu välja, sellepärast et mulle meeldib õnnelik olla ja sellest mulle piisab. Et siis selline sisemine iseenda üllatamine nihutab sind veel rohkem nende kõrgemate sageduste kuulamise juurde. Eks sa saad aru, et ei ole vaja nii palju kuulata seda, mida räägivad hirmuminad, vaid keskendun sellele tasandile, sellele sisemisele ongi õnnestumise õnnesagedusele, mida me võime nimetada ka 5. dimensiooniks ehk südamesageduseks. Ja seeläbi transformeeruvad need senised õppetunnid või senised suhtlemised ümber. Et me näeme järsku asju tõesti uue nurga alt ja saame aru, et aga ka see olukord toetab mind, aga ka see olukord toetab mind. Et võib-olla, kui sulle tullakse jagama mingisuguseid keerulisi kohti, siis sa võib-olla, kui sa oled varasemalt mõelnud, et miks jälle mina, siis sa vaatad, oi kui huvitav, et ta räägib praegu sellist lugu, aga mina olen ka kunagi sellist lugu rääkinud. Aga mina räägigi rohkem selliseid lugusid, sest ma olen praegu hoopis teises kohas, ma olen täitsa uues kohas juba enda sees. Ja tänu sellele protsessile hakkad sa ligi tõmbama uut moodi inimesi, võib-olla ka oma hingegrupi liikmeid, kellega sul on äärmiselt väestav koos maailma näha, vaadelda, tunnetada, tajuda ja ka koos luua, et tekib selline uus tõesti sügava südame tasandiga kooskõlas olev energiavahetus. Ja see, mis sind väga-väga võib sellel perioodil aidata, on looduses veeelemendiga suhtlemine. Et kes siin läheb näiteks reisile mingi aeg, kui on Eestis külmem aeg, siis väga soovitan, et minna merre või ookeanisse ujuma või kes on siin Eestis ja sul on tunne olnud, et võiks talisupplemist teha, siis see võib väga hea mõte olla, aga võib ka lihtsalt jalutada jõe ääres või mere ääres ja tunnetada veeväge, et vesi on hästi võimas substants, et see ei ole lihtsalt mingisugune vedelmaterjal, vesi on tegelikult iidsete
tarkuse koodide kandja ja kui me lähme näiteks merre ujuma, siis tegelikult me sellel ajal mitte lihtsalt ei puutu kokku veeelemendiga, vaid me tegelikult vabastame, näiteks merevesi, ookeanivesi väga võimsalt vabastab, vanad koodid läheb maha ja kõrgem intellekt täidab meid uute vookoodidega, selline info tuleb. Võib-olla sulle tuleb veel mingisugune oluline info, et seda siis ongi soovitatav just nimelt veeelemendiga suheldes täpsemalt järele uurida, mis see sinu jaoks olla võib. Et igaühel meist on tegelikult maagilised anded olemas. Küsimus on see, et kas me oleme neid lubanud endal kasutada või oleme need unarusse jätnud. Aga meil kõikidel on olemas maagilised võimed ja neid andeid ja võimeid me saame äratada ja kutsuda esile isegi, et selline oskus ennast maandada ja olla neutraalne selle suhtes, mida me näeme, mitte anda hinnanguid teistele, puhastab meie selgelt tajumise võimed, on see siis selgelt nägemine, selgelt kuulmine, taipamised, et kõik sellised pühad rituaalid ka, näiteks tänupalve hommikul, et aitäh, et täna on mu elu parim päev või et toidu tänamine, õnnistamine, vee õnnistamine, et kõik sellised protsessid on tegelikult oma eesmärgiga, et me looksime toetava suhte selle universumi erinevate tasanditega. Ja mul on tunne, et sina, kallis teise grupi kuulaja, oled ilmselt selle teemaga juba väga kursis, aga võib-olla siin on inimesi ka, kes on alles esimesi kordi mõtlemas nendele teemadele pikemalt, et siis ma tahan lihtsalt südamele panna, et tuletage meelde, et me oleme siin inimese kehastuses tegelikult valgusolendid, me ei ole lihtsalt ainult inimesed ja meie elu kestab ka peale nii-öelda inimliku tasandi surma. Ja see, mida sa selles elus ära õpid, sa võtad ka järgmistesse kehastustesse kaasa, nii et me võime vaadata igat kehastust kui ettevalmistust ka järgmisteks kosmilisteks kogemusteks, võime niimoodi nimetada, või siis ka reaalsustasandite vahetuseks ja erinevateks hingerändudeks, mida me siin universumis lõpmatuseni üheskoos kogeme ja loome ja toome siia planeedile ka neid mäletamisi. Et ära karda seda maagilist maailma, tuleb sõnum, et võib-olla oled sa inimene, kes armastab näiteks lillevett kasutada, et on sellised õietilgad, mida pannakse vee sisse. Neid peaks olema ökopoodides saada ja et igasugune selline looduse kõrgema intellektiga suhtlemine võib väga hästi mõjuda. Taimeteed ja me just siin Sigridiga oleme loonud ühe sellise huvitava eliksiiri, mis on siis lootusõie eliksiir, see info tahab ka siia praegu voolata. Et see lootusõie eliksiir võib ka olla sulle, kallis grupp number 2, väga kasulik, et selle kohta infot sa saad minu käest, et keda see huvitab, ma annan teile Sigriti kontakti või leiate ta ise Facebookist üles. Nii, mis info siit veel tuleb? Rooside energia. Et sinu jaoks oleks väga-väga kasulik ja hea, kui sa kasutad roosi energiat. Sa ei pea seda isegi ei ostma roose ega roosiõli, aga sa võid seda teha. Aga sa võid paluda, et roosi energia ümbritseks sind. Et rooside aroom ja rooside energia aitab sul hästi kiiresti neid kõrgemaid taipamisi, allalaadimisi enda jaoks teha, et see on sinu õnne ja õnnestumise sümbol. Et väga huvitav, mina oma kaksikleegiga ka sellistel olulistel hetkedel oleme üksteisele kinkinud roose. Et võimalik, et ka sinu jaoks on selline roosi
tähendus kas alles avanemas või et roos on nagu mingi oluline sümbol, mis aitab sul ära tunda sinu järgmised sammud. Et see, mida ma tajun, mis sind järgmistel kuudel ees on ootamas, on see, et sind on ees ootamas väga suur edu. Aga selle võtmeks on see, et sa hoiad oma suhtlustasandi ühenduses nendega, kellega sul on sarnane või samane energiavoog, ehk siis sarnased huvid või siis ka selline meeldiv, toetav, jõustav suhtlemine. Et siin tuleb väga mitmetest kaardidest välja see, et teha koostööd, teisi valgustada ja koos vaimselt avaneda ja edasi liikuda, et selline põnev, aga samas hästi hoitud olemine on sul, ma tunnen, et see ei ole selline suur action'i aeg, ma ütleks, et see ei ole selline tohutu tegutsemine, mida sul on vaja teha, vaid just nimelt rohkem seda sisevaatlust teha, sisemise tarkusega kooskõlastuda. Et need mõlemad kaardid on siin tegelikult, mis on siis taroos on siis Hermit ehk erak ehk õpetaja kaart. Et see, mida sa praegu õpid, seda sa oled kutsutud ka maailmaga jagama. Ja praegu ongi siis selline aeg, kus sa lähed hästi enda sisse, saad need tarkused ja siis tunned spontaanselt ära, millal ja kuidas neid kogemusi ka teistega jagada või missuguseid sagedusi siis aidata ankurduda. Et sinu võluvõti, mis sind kõige paremini nendel kuudel aitab, ongi siis sügav sisevaikus, et selline ruumi hoidmine, rahu ruumi hoidmine, et su meesenergia hästi hoiab seda kohalolu ja et sa ei lähe liiga tugevate emotsioonidega kaasa, et see võib olla see, mis sind on varasemalt nagu sinu hingega kooskõlast, sinu rõõmuga, sinu hing on rõõm, eks ole, et sinu rõõmuga kooskõlast välja viinud on teiste inimeste emotsioonid ja nende nõudmised, tahtmised, projektsioonid või siis just nimelt sellised nagu survestamised. Aga isegi kui need mingil määral tulevad, sa oskad seda ruumi hoida ja endale seda selget tarkust saada, kuidas nendes olukordades hakkama saada, et see toob sulle hästi suure rahu omakorda, et sa ei karda, et oi, äkki tuleb mingi suure hirmuga inimene, kes oma egos hakkab mind kuidagi ründama, et see hirm kaob sul, sest sa tead, et kui sina jääd keskmesse rahusse, sulle tuleb täpselt see õige sõnum, kuidas selle olukorraga hakkama saada. Et sa oled kutsutud särama ja olema see valgus, keda maailm on igatsenud ja enda seda sisemist tarkust hästi julgelt väljendama, et isegi kui kõik ei saa sellest kohe aru või on selline võitluse moment, siis sina ära lase sellest ennast häirida, et sina ole see, kes sa olla tahad ja huvitav soovitus tuleb, et kanna ka selliseid riideid, nagu sa tahad, et täpselt see, mis sulle meeldib, mitte see, mis parasjagu on, kõik peavad nii kandma või mingisuguse vooga kaasa minema, vaid et sa oled hästi enda moodi, et see, kes sulle olla meeldib, nii oledki, et see kuidagi see enda moodi riietumine ja enda moodi olemine või ka väljanägemine aitab, toetab su sisemise oleku kui seda julget säramist. Et sa võid nagu lausa tunnetada ja vaadata, et kui ma valin riideid endale, kas ma valin sellepärast, et mulle meeldib või sellepärast, et ma arvan, et see teistele meeldib, kellega ma seal või seal kokku saan või kes mulle külla tulevad, vaid et see enda sageduses olemine väljenduks ka sinu välimuses. Et see, kui sa julged olla hästi enda moodi, see äratab ka teisi üles, et võib-olla see on täiesti ebaharilik, kuidas sulle olla meeldib, aga just see, et sa oledki selles enda moodi olemises, äratab ka teistes üles selle mäletamise või võib äratada, ütleme siis nii, et võib äratada ka teistes
üles mäletamised, ka nemad võivad olla täiesti enda moodi ja valgustumine ongi tegelikult loomulikuks tagasitulemine, võime siis nii öelda, et selline loomulikkuse kogemus on sinu edu võti ja õnnestumise võti. Nii et eriti, kui sul on mingisugused olulised sündmused ees ootamas või olulised kohtumised, siis tunneta ka, kes mina olen, kuidas mulle olla meeldib ja mil moel mulle meeldib ka välja näha või mis väljendab minu tegelikku olemust kõige ehedamalt. Et siis see kuidagi aitab inimestel ka mõista seda sinu essentsi paremini ja see toob sellise tugeva toetusega teiste poolt, kellega sul on hinge kokkulepe, et sa saad enda tõelisele hingeteele toetuse. Sellised sõnumid, kallis grupp number 2. Loodan, et saite siit üht-teist kasulikku, soovin teile imelist maagilist voogu ja julgust ja teadke, et olete väga-väga võimsalt valgusmaailma poolt toetatud, te saate igas hetkes õige info ja rahu ei ole nõrkuse tunnus, vaid just nimelt tugevuse, nii et julgedes jääda rahusse ei ole te väetid, vaid tegelikult tugevuse maaletoojad. Suur aitäh teile ja õnnistused! Võite siia alla jätta ka 2 südant, kes seda teist lugemist vaatas. Aitäh, kallid vipid, ka teile toetuse eest. Olge õnnistatud! Ja läheme grupi number 3 lugemise juurde. Armas grupp number 3, sina valisid selle armsa helesinise sulekese ja mida ma kohe tajun siin, et ühest küljest see on väga ilus, aga teisest küljest see võib olla jällegi selline väike komistuskoht, et on tekkinud eraldusteadvus selle vahel, mis on unistused ja mis on tegelikkus. Et siin võib olla mingi selline muster, kus sa ütled, et mina unistan küll sellest ja mul on nii palju unistusi, aga näed, mu tegelikkus on hoopis teistsugune. Vaatame, mis siin võib olla. Mis siin on siis järgneva 2 kuu jooksul muutumas, mis teemas need läbikasvamised ja kokkukõlamised saavad tulla. Siin on otseselt teema seotud ebatõega, ebatõesed uskumused. Ja kui meis on endas ebatõesed uskumused, siis võib olla ka, et inimesed meie ümber väljendavad ühte, aga teevad teist. Et selline nihestatus, ma ütleksin selle kohta, et see on lõhestatus, sisemine lõhestatus, mida sa hakkad sellel perioodil enda sees ületama. Ja see ületamine ei tulene siis läbi sellise ootamise energia, vaid keisrikaart räägib väga konkreetselt sellest, et ma olen ise enda elu valitseja. Mina loon, mina olen enda reaalsuse looja ja see ei tähenda seda, et me selle loomisega teisi kontrollime, vaid ma keskendun sellele, mida mina soovin, ma olen nii otsustanud, ma olen ette tänulik, et see nii saab olla. Sest et ilma tänulikkuseta, kui me lihtsalt midagi tahame, siis ei saa asjad ellu tulla, et vaja ikkagi investeerida tänutunnet või siis rõõmu või sellist armastust nendesse kogemustesse, aga kui siin on olnud pigem puudusele keskendumine ja mitte sellele võimalikkusele ja mitte sellele, et näed, mul on unistus, järelikult see täitubki, sest unistused on mälestused tulevikust. Kui meile on antud unistus, siis me oleme sellel hetkel ühenduses selle ajajoonega, kus see kogemus on ka meie jaoks võimalik või sellele ajajoonele liikumine võimalik. Nii et selline iseenda unistustele mitte enam vastandumine, vaid nendele truuks jäämine on sinu võti. Et kui siin on tunne, et ma tahan, aga ei ole, ei näe, ei saa, siis on vaja enda uskumuse süsteem ümber häälestada, transformeerida, reaalselt võtta ette, et mida ma usun, millesse ma tegelikult usun, vaadata oma uskumused üle ja need ümber otsustada.
selle järgi, mis mulle tekitab kõige parema enesetunde. Mõnes mõttes me võime öelda, et see on selle praeguse reaalsuse lollitamine, et aga näed, praegu ju veel ei ole, ma olen küll tahtnud, aga ei ole, aga järelikult on mingid uskumused siin ees olnud. Ja siin ei ole vaja siis mitte armastusele vastu hakata, mis on võib-olla olnud sinu selline üks kogemata või siis meelega üleval hoitud energiasagedus, vaid on oma hirmu minale ja oma uskumustele mäss korraldada, mis ei ole sinu toetuseks, mis ei toeta sinu kõrgemat teekonda. Eks on vaja hakata koristama kõik, mis ei ole rõõm, välja minu elust ja kõik, mis mulle meeldib, ma kingin endale neid kogemusi. Ja õnnelikku suhet manifesteerides näiteks üks asi, kui sa soovid, et su kallim kingiks sulle midagi toredat, kingi endale ise. Enne kui ma enda kaksikleegiga kokku sain, ma kinkisin endale kogu aeg lilli ja siis, kui ma temaga tuttavaks sain, ta kinkis mulle kogu aeg lilli, nii et meil kogu aeg kõik vaasid lilli täis. Siis ma sain aru, see oli sellest, kuidas ma seda loonud olin, sest mul oli ikka kogu aeg lilled toas. Et selline endale pakkumine, kõike seda, mida ma soovin, et maailm mulle pakub, on vaja teadlikult teha, ise ennast kiita, kui ma soovin, et keegi mind tunnussõnadega kostitaks, ennast hellitada, hoida, kui ma soovin sellist sõbralikku sooja suhet, luua endale ise see romantiline atmosfäär endale koju, kui ma soovin, et meie suhe oleks romantiline, või kui ma soovin, et mu elus oleks küllus, siis juba ka seda külluse energiat endas äratada. Ja küllusteadvuse äratamiseks on olemas teatavad põhimõtted. Ja üks nendest põhimõtetest on see, et ma eeldan edu, ma eeldan võitu ja minu võidust võidavad kõik. Ja kui ma seda veel ei usu, mis iganes eluvaldkonnas, siis me olemegi nagu pidevalt seda energiat sinna mutiauku valanud, kus see justkui nagu ära kaob. Et see negatiivsuse toitmine, tee läheb järjest pimedamaks, järjest õudsam, järjest raskem, no nii tüütu, nii keeruline. Mõnikord inimesed tulevad sellest kohast välja, kui nad tunnevad, neil on nüüd sellest kannatamisest isu täis. Aga on ka võimalik niimoodi välja tulla, et me ei pea nagu sinna nagu kõige põhja minema nendes teemades, vaid me võime ennast igal hetkel ise üles äratada, ise ennast tõsta läbi teadlikkuse. Ja selleks ongi siis olemas elus meil mentorid, vaimsed teejuhid, igas eluvaldkonnas on võimalik leida endale selline meister, kes sind aitab ja kui ei ole tõesti seda meistrit, ütle, et sul on nii äärmuslik olukord, siis on alati olemas algallikas, sinu enda südametarkus, kus sa saad tegelikult kõik vastused, et võib-olla siis on vaja seda südamega suhtlemise teed enda jaoks selgemaks saada. Ja seda südamega suhtlemist aitab meil teha mängulisus, et ma ei vaata, et mu elu on selline tõsine ja raske ja karm, vaid ma vaatan nii, et ahah, see on minu elu, see on minu mäng, see on minu roll, mis ma olen valinud siin läbi mängida, mis rollis ma praegusel hetkel olen. Ja üks kiire viis seda kogemust enda ellu tuua, millest me oleme unistanud, on tunnetada seda tunnet, nagu see kogemus oleks juba kohal. Näiteks mina enda kaksikleegi teekonna manifesteerimisel veetsin väga palju sellega, et ma lihtsalt tunnetasin, et näiteks lähen jalutama, et ma jalutan koos temaga, et teeme süüa, teeme koos temaga, vaatame filmi, vaatame koos temaga, et see ei pea võtma tohutult aega, et nüüd ma pean hakkama õudselt siin suurelt manifesteerima, vaid seda tunnetust ja seda avatust sellele kogemusele me saame äratada praktiliselt ju pea kõikides igapäevaelulistes tegevustes. Et seda kohta tasub siin nagu natukene sügavamalt vaadata, sest et elu on õiglane. Elu toob seda, millesse sa usud. Et elu peegeldus ei valeta, et kui sa arvad, et sa ei vääri või et see on väga raske, siis see on nii.
Et kuidas panna ennast uskuma midagi, mida veel ei ole, vot see on kunst. Ja no muidugi sa saad selle kohta väga paljude manifesteerimisõpetuste kaudu kindlasti juhatust, aga kõige parem, mida teha, on see, et olla tänulik, sest kui sa oled tänulikkuse energias, isegi kui oled tänulik sellest, mis elus on nässu läinud, aga tänu sellele sa oled õppinud, aga mida sa enam ei taha, siis see tänulikkuse sagedus toob meid alati kõrgemale sagedusele, kus lahendused tulevad justkui iseenesest. Et meil ei ole vaja tohutult igat sammu planeerida ja kontrollida ja mõelda ja nagu kuidagi, et nüüd me peamegi jääma siin palvetama ja otsima ja kaevama ja muudkui otsustama. Ei, kui sa teed ühel hetkel enda südames otsuse ära, muidugi me võime seda ka väestada, aga kui su sees on tõesti sügav äratundmine toimunud, kus sa enam nagu ebastabiilsuse laintesse ei hakka sukelduma, siis see kogemus on su ellu tulemas päris kindlasti. Siin see kaart ütleb ka, et võta igast olukorras see parim ja algallika abiga on kõik võimalik. Ja mida ma tunnen, mida see sõnum sulle, kallis grupp, kui number 3 öelda tahab, on see, et see, kui sa senini ei ole lahendusi näinud, ei tähenda, et neid ei oleks olemas. See, kui sa senini ei ole taibanud, mismoodi edasi liikuda, ei tähenda seda, et sulle see juhatus ei võiks tulla. See, kui senini asjad ei ole õnnestunud, ei tähenda seda, et sa ei saaks nüüd uut õnnega täidetud lehekülge pöörata. Et see, mis on olnud sinu minevikus, ei määratle sinu tulevikku, kui sa just teisiti ei usu. Et siin on võib-olla olnud see, et näed, siis ei õnnestunud, noh siis nüüd ka ei õnnestu. Et selline liigne minevikule toetumine on toimunud, aga see, mida elu kutsub sind järgneval paaril kuul tegema, on toetuma sinu tuleviku visioonile, mitte minevikule, mis ei õnnestunud, vaid sellele, aga mis on võimalik. Võib-olla aitab sind ka teiste inimeste edulugude uurimine või siis ka paluda, et universum saadaks sulle selle inspiratsiooni. Võib-olla see tuleb just mingi film, mingid raamatud loed, kus on täpselt need õiged võtmed, mis sind järgmisele tasandile aitavad. Ehk kui sa avad ennast sellele, et tegelikult võib-olla valgusküllane ja armastusküllane kogemus minu jaoks võimalik, selle võimatuse loo asemel hakkad tähele panema võimalikkuse kohti, siis sinu fookus muutub. Sest me näeme ikkagi seda, millele me oleme keskendunud, kui me vaatame, et see ongi võimatu, see ei saagi edasi liikuda, siis elu annab meile seda nii kaua, sest et elu on õiglane, ta annab meile seda, millesse me usume. Ja kes on siin näiteks kaksikleegi teekonnal, siis see, mis mind kunagi hästi enda kaksikleegi teekonna alguses aitas, oli see, et mu õpetaja ütles, et kaksikleegi teekond on kõige lihtsam, sest see on suhe iseendaga. Ja ma tunnistan ausalt, et see tõesti nii on. Sellest hetkest, kui ma sain aru, et mul on vaja endaga joonduda sellel teekonnal, mitte talle meeldimise pärast asju teha või sellepärast, kuidas ma olen arvanud, et kuidas suhetes asjad peavad käima, tuleb kuidagi nagu muljet jätta või mingil tasandil nagu ennast alla suruda selleks, et teisele meeldida, et need ei toimi, et toimib see, et ma olen ise enda sisemises mees- ja naisenergiate tasakaalus. Ehk ma räägin seda, mis mulle meeldib, ma väljendan seda, mida ma tõeliselt soovin ja kui ma seda parasjagu ei tea, siis ma lähen kas teraapiasse või lähen enda südamesse ja vaatan järele, aga kuhu mu ühinenud püha liidu energia minu sees, minu mees- ja naisenergia, kes juba on minus õnnelikus pühas abielus, kuhu see energia suunab minu pilku. Ja inimmõistus võib vahel arvata, et see on nii keeruline, kuidas seda kõike välja mõelda. Kui sa oled keerulisuse energias, siis sa oledki selles energia kulutamise energias
võime ka öelda, et annad teemonlikele jõududele väge ära, mis on siis hirm, kadedus, see võimatuse tundega, võimatuse tunne on tihtipeale meie hirmu mina loodud ja kannatamatus on ka selle märgiks. Aga ma olen kannatlik, ma usaldan, siis sellest tekib minusse kooskõlalisus, kus ma enam ei anna sellele hirmule nii palju sõna, võib-olla ta ikkagi karjub kõva häälega, see hirmu mina ja ütleb, et sa oled lollakas ja need inimesed on hullud, kes räägivad mingist heast asjast või siis sellest, et minu jaoks ei olegi võimalik, sest mul oli nii keeruline kõik. Kõik need mõtted, mis sul tekitavad halba tunnet, toovadki seda eraldatuse teadvust. Hea tundega öeldud mõte ja väljendatud sõna on südamega kooskõlas. Ja me tunneme enda sees ära, kui me hakkame natuke enda vastu minema, tekib ebakõlalisuse tunne. Ärevus, hirm, paanika, siis see kõik on märgiks selle kohta, et see, mida me parasjagu mõtleme või oleme öelnud või kuulnud, ei ole 100% tõega kooskõlas. Elu ütleb, et igaks asjaks on oma aeg, et igale kogemusele on täiuslik voog, toetus alati olemas. Ja mida mina siit kaardilt toivun, see on minu arust täpselt see, kui Tuhka-Triinu läks pallile. Et kui palju pidi olema Tuhka-Triinul julgust, et tulla tuha seest, kus ta oli väga palju aastaid veetnud, et minna kuhugi, kus on nii kaunisti riietatud inimesed, hoopis teistsugune õhkkond. See pallile minek ongi tegelikult hirmu mina ületamine, see ongi oma kõrgema minaga kooskõlas elamise valimine. Ja selles, kui me seda katsetame, võibki olla selline tunne, et ma pean siit pallilt ära jooksma, muidu muutub mu tõld kõrvitsaks ja nii edasi, ehk siis selline paanika koht, et äkki see kõik ei õnnestu ja siis sellest kõigest lahti laskmine. Tegelikult elu toob meile alati õiged kogemused kohale, et sa ei pea kartma seda, et sa jääd millestki ilma, ühesõnaga sinu unistused soovivad, et need täituksid veel rohkem kui sina. See, kui palju sina soovid oma unistuste täitumist, on kübemeke võrreldes sellega, kui palju universum seda sulle soovib tuua. Aga universumi üks selline huvitav võtmekohti on see, et meil on vahel vaja tõesti nagu lihtsalt usaldusse langeda. Nii nagu suleke langeb lihtsalt kergusega, meil on vaja laskuda rahusse ja teada, et kui on õige hetk, siis see kõik tulebki mu juurde, kui ma olen enda poolt panustanud nii, nagu mu süda on öelnud, nii nagu mu enesetunne on mind juhatanud, siis sellest piisab. Et on aeg ka lahti lasta. Ja siis see tuleb see prints, selle kingakesega, kes vaatab, et vot täpselt sulle sobib see jalga. See võib olla ükskõik mis kogemuse kohta, et see on lihtsalt sümbol. Et see kogemus leiab su üles. Aga jah, sellest lahti laskmisest tuleb ka rääkida, mulle öeldakse. Okei, räägime siis lahti laskmisest ka. Lahti laskmine ei ole selles mõttes aktiivne protsess, et sa ei pea lõhkuma seda, mida sa oled unistamisega ehitanud. Sa ei pea seda ära nullima oma mõtetega. Seda ei pea ära tühistama oma hirmudele keskendumisega, vaid lahti laskmine toimub läbi selle, et sa tegeledki millegi muuga, mis sulle meeldib, nii palju kui võimalik. Või siis palud ka jumalikku vahele sekkumist. Kui sa ei tea enam, mida teha, siis annad selle kõik algallika kätesse lahendada. Ja sellest vabanemise kohast toimub meiega kaks asja. Esiteks, me hakkame nägema, issand, kui tore, asjad saavadki pingutuse vabalt minu ellu tulla. Et see, et kui voog parasjagu ei kanna, siis see tähendab, et mina ei pidanudki praegu aktiivselt osalema, vaid see oli see koht, kus universum võttis selle
aktiivse osaluse enda kätte. See kaart on siin natukene selline nagu ta on, sest see on mul nii paljudel reisidel kaasas olnud. Enne kui ma kaksikleegiga tuttavaks sain, siis ma hakkasin seda enda reisidel kaasas kandma ja tundub, et usaldamine meid ka kokku tõi, nii et soovitan tunnetada, kui on tunne tegutseda, tegutse. Kui on hea tunne või selline intensiivne, tugev tunne ja kui ei ole tunnet, siis luban endal ka lihtsalt lõdvestuda ja olla. Et selline kogemus, kus meie eludes on varasemalt läinud halvasti mingites asjades, mida me praegu tahame, on täiesti normaalne. See on, ma arvan, kõikidel inimestel nii olnud. Ja see on sellepärast olnud väga paljudel, et me oleme praegu liikunud uue ajastu energiatesse, kui vanasti asjad ei toiminud nii, nagu nüüd toimivad. Siis sellepärast meil ei saanudki asjad õnnestuda, sest et maailm ei olnud valmis. Aga maailm on edasi arenenud, edasi liikunud ja inimesed on tulnud palju rohkem südamega kooskõlla, me liigume kõik südame sagedusse praegu suure hooga. Ja kes ei liigu, need siit planeedilt ka vaikselt minema lähevad hinged. Et kui sina tahad siin planeedil õnnes ja rahus elada, siis ma soovitan hinga rahulikult ja otsusta ja vali, et sinu tee on õnne tee, õnnestumise tee, sest sinul on üks kõige olulisemaid asju on, tuletame meelde, sinu enda vastutus ja valimine, sina otsustad, et su elu läheb sinu südame juhatuse järgi, sinu unistused täituvad, see peab olema sinu enda otsus, see valguse sau, keisri sau, otsuse sau on vaja, et on sinu käes. Mitte sinu hirmumina, vaid sinu südame tarkuse, nii et sinu mõistus hoiab sinu südame valgust, mitte ei lase sellel porilompi kukkuda ja talla sellel otsas ja siis karju, et minul ei õnnestu midagi, vaid sinu südame valgus hoiad seda. See on sinu otsuste algus, tugipunkt ja hoidmise koht ja seda vaja hoida ja mitte siis jah, porisse trampida. Vot sellised sõnumid tulid, kallis grupp number 3. Võtan veel viimase kaardikese siit. See, mis sind on ees ootamas, on väga suured allalaadimised. Sul võib olla väga suurt abi tähtede vaatamisest, avakosmos, võib-olla vaatad ka mingeid filme või dokumentaale mingisuguste tähtede teemal või õpid tundma erinevate galaktikate energiat läbi meditatsioonide, sisekaemuste, võib-olla teed mingisuguse valiku, otsuse enne magama jäämist, et ma taotlen vastu võtta tähtede tarkuse ja valgusmaailma abi, et erinevatest tähesüsteemidest me saame endale kutsuda valgusmaailma abi. Ja kelle jaoks see on umbluu jutt, mis ma räägin, siis te võite katsetada ja vaadake, mis elus toimuma hakkab. See on tegelikkus, seda on võimalik meil kõikidel välja arendada ja kasutama hakata ja need juhatused võivad sulle tulla täiesti inimlikul moel. See ei tähenda, et mingi tulnukas laskub su juurde alla ja ütleb sulle, nüüd sa pead nii ja nii tegema, vaid see, et sa teed näiteks taotlused, tuleb just sellest tähesüsteemist sulle abi, kus sul praegu seda kõige parem oleks vastu võtta, võtad abi läbi valguse, armastuse ja hoituse ja turvalisuse. Ja näiteks ärkad üles järgmine päev ja siis sul on tunne, et nii, täna ma ei taha minna sinna poodi, ma lähen hoopis turule. Ja sa lähed sinna turule ja kohtud mingisuguse inimesega või ostad sealt mingit toitu, mis sulle mõjub väga hästi ja sinu sagedus näiteks tõuseb läbi selle. Või keegi ütleb sulle midagi, mingi olulise asja või keegi kas või naeratab ja su vibratsioonitase läbi selle protsessi tõuseb õigele tasandile, et sa hakkaksid magnetiseerima õigeid kogemusi. Ehk siis see tähesüsteemide abi ei pea olema selline nüüd tähesüsteemid aitavad sind, vaid see, et sind suunatakse õigel ajal õigesse kohta tegema uut moodi valikuid.
Et kui sa tahad, et su elu muutuks, ma soovitan sul iga päev midagi uut teha. Või proovida või küpsetada või väljendada või katsetada. Et siis selline uue toomine aitab sul sellest vanast pimeduse rajast tulla esiteks põnevuse rajale, et mida põnevat siin maailmas veel saab kogeda ja kui juba on selline elevus ja rõõm siis see on hoopis teine energia kui see, et ikka see vana jama, ikka see vana jora, et tekib selline uudsuse moment ja sinna uutesse kogemustesse minnes hakkame me oma intuitsiooni täiesti uuel moel kasutama, sest et sinu intuitsioon, sisetunne juhatab sind täiuslikul moel, mida kõrgemas sageduses sa oled, seda paremini su sisetunne sind juhatab. Sellised sõnumid, kallis grupp number 3, loodan, et saite siit üht-teist kasulikku, soovin teile maagilist ja südamlikku voogu ja aitäh teile kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast. Aitäh kallid vipitele toetuse eest ja maagilise maailmaga koostööd teile, kullakesed, olge õnnistatud!